tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis, millele on oluline sul praegusel hetkel tähelepanu pöörata. Ja teen seda 2 grupiga, kaardid on juba välja võetud. Tegemist on siis üldise kaardi ladumisega, aga see ladumine on siiski ikkagi selline, et kus te võite saada kindlasti mingisuguseid sõnumeid, kui te olete sellele avatud ja see teeb teis midagi ja loob teis mingisuguseid tundmuseid ja nihkeid teie siis energias. Ja samuti saate siis mult tellida oma neid personaalseid ladumisi, kui on soov, kuid teadvustage, mida te küsite, sest ma keskendun ikkagist ainult teie enda energiale. Kui te küsite kellegi teise kohta, et mida teine inimene tunneb sinu vastu, siis loomulikult ma võin seda nagu kaardide läbi teile selle vastuse justkui anda, aga see on rohkem nagu siis energeetiline, et energia võib alati muutuda. Aga teadvustage ka seda, et teine inimene ei muutu iialgi, kui teie ise ei muutu. Sellepärast, et energeetilisel tasandil te loote ise endale selle inimese, enda ellu, et te näeksite ja märkaksite iseendas neid samuseid trigerdavaid kohti, mis teid härritavad või pingesse viivad selle inimese poolt. Et asi ei ole selles inimeses, vaid asi on tegelikkuses teis endis. Et kui see inimene ärritab teid kuidagimoodi, siis sinu enda sees on see tunne, mitte et see inimene tekitab sinus tunde. Et tihtipeale, kui me vaatame ümberringi, enda ümbrusesse, enda ümber, kuidas inimesed siis ütlevad, mis on õige, mis on vale ja kõigil on oma tõde, kuigi ainuke tõde on see, et sa ise lood oma reaalsust läbi oma oleku, läbi oma sees oleva sageduse, projitseerid sa seda enda 3D füüsilisse maailma. Ehk sa oled oma reaalsuse looja. Aga inimesed ei teadvusta ja siis vaatavad ikka, pilk on väljapoole ja näitavad näpuga teise inimese peale, kuigi teine inimene on just tema enda projektsioon, tema enda looming. Ja seda ongi võib-olla raske mõneti paljudel uskuda, sellepärast et meel on seal vahel ja meid on ju üles kasvatatud ja õpetatud selliselt elama, et me usume oma meelelugusid, mis on täielik jama tegelikult. Ja see meel, mis sinu peas räägib, see ei ole üldse sina ise. Aga sa arvad, et sa oled see. Ja me usume neid lugusid ja me olemegi üles kasvanud nende teadmistega, kus me parasjagu siis hetkel asetseme. Ja meil ongi suht keeruline ja vastuvõetamatu see, et mida sa ajad, et mina loon endale selle inimese oma ellu. Aga paraku nii ta on, et ma ei hakka siin kellegiga vaidlema, kellele ei sobi see, siis sellel on vaba tahe siit kanalilt lahkuda, aga kes on avatud ja tunneb seda sisemiselt nagu tunned, et midagi siin vastab tõele või et ma justkui nagu tean või ma justkui nagu tunnen tõmmet selle teadmise suunas, mida ma siin edastan teile ja sa justkui tunned ka ära võib-olla ja mingisugune tõmme sul ikkagist on, et midagi pakub sulle huvi ja et millest ta ikkagist räägib ja mul on ikkagi sisemine tõmme selle suunas.
siis teie teadke, et teil on selle suhtes tõmme ja te sügaval sisimas tunnete ära sellepärast seda või see tõmme on sellepärast, et te teadvust sisimas sügaval nagu justkui teate, millest ma räägin, aga te olete lihtsalt selle ära unustanud. Me kõik inimestena oleme ära unustanud, kes me tegelikult oleme ja kuidas tegelikult maailm toimib. Meid õpetatakse valepidi elama ja nüüd me õpime õiget pidi elama ja seda informatsiooni on juba päris palju liikumas, kuid ka see on moonutatud, nii et ülioluline on teadvustada, mis on seal õige ja mis on seal vale. Kuigi õiget ja valet ei ole olemas, kõik lihtsalt on, aga dualistlikus maailmas me tegelikult määratleme õige ja vale. See ongi inimeseks olemine, arvates, et me oleme ainult see inimene. Aga seal on palju sügavamad kihid ja me saame palju sügavamale minna nende asjadega ja läbi teadvustamise ja läbi enda tõrgete või siis emotsioonide vabastamise me saame liikuda lähemale iseendale ja läbi iseendale lähenemise sul hakkavad ise need teadmised ja taipamised ka tulema, maanduma ja sa nagu tajud ise ära, et mis on tõde ja mis on moonutus või mis on nagu ebatõde. Kuigi jällegi, tegelikult seda ei ole olemas, kõik on lihtsalt nii nagu on, aga kui me nagu vaatame, mis on universaalne tõde, et kõik räägivad siin mingitest tõdedest ja asjadest, aga kõigil on oma tõde ja väljendavad oma arvamusi ja kõike seda. Aga siin on tegelikkuses ju ikkagist ainuke üks universaalne tõde see, et me oleme üks puhas teadvus, sa oled looja, Jumal, puhas teadvus, kellel on inimavatar ja kes kogeb läbi selle inimavatari siin füüsilises maailmas, siin maa peal, seda elu, mida sa siia kogema oled tulnud. Ja me ei saaks ju ilma inimeseta siin eksisteerida füüsiliselt. Ja me olemegi siia selleks tulnud, et seda kogeda siin läbi selle inimavatari, aga me oleme selle samastunud selle inimavatariga ja me arvame, et mitte midagi muud ei olegi olemas. Ja läbi selle teadlikkuse ja selle loojaks olemise ja Jumal olemise, siis mina ka tõlgendan neid kaarte ja lähtun sellest, sellepärast et see on nagu puhas tõde, ütleme siis niimoodi. Ja neil, kellel on siis tõmme, teie olete siis nii-öelda teretulnud, ka kõik teised on teretulnud, te kindlasti tunnete ja tajute siin tegelikult seda tõde, aga teie meel lihtsalt tõrgub ja ei taha seda omaks võtta. Kuigi ka neid on, kes absoluutselt peavad minu juttu võib-olla täiesti jaburaks ja sellega pole ka mitte midagi, et kõik on täpselt oma teadvuse tasandil sellises kohas, kus nad on ja sellega pole mitte midagi valesti, et kõik on oma teekonnal täpselt nii kaugel sellises kohas, kus nad on. Ja nii on. Ja põhimõtteliselt siis kellel on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati mulle kirjutada, aga teadvustage seda, et ma lähtun teie enda energiast ja keskendun rohkem ikkagist teile, et kui sealt tulevad mingisugused sellised küsimused, et mida teine inimene tunneb või ei tunne, siis ma vastan küll sellele küsimusele läbi siis
läbi siis nende kaartide, aga ma keskendun siiski ikkagist teile, et kuidas teil on kõige võimalikum teadvustada ja aru saada ja mõista, et sina oled kõige alguspunkt, mitte see teine inimene. Ja kui sina muutad oma energiat, oma sagedust, oma olekut, siis muutub see teine inimene ka, seepärast et tema on sinu teadvuse väljendus. Et mitte midagi rohkemat polegi, kõik teised inimesed on sinu teadvuse väljendus. Ja kui sulle midagi ei meeldi teises inimeses või partneris või olukorras, siis sinu enda sees on see tõrge või siis mingisugune laeng, mis põhjustab seda. Sina küll arvad, et see väline on süüdi, aga tegelikult sinu enda sees on olemas see olukord, mis vajab siis nii-öelda vabastamist, mitte lahendust, seepärast et see ei ole probleem, vaid läbi nende väliste kogemuste inimeste ja olukordade sa ärkadki iseenda tõelisele olemusele ja teadvustad iga korraga ainult rohkem ja rohkem ja ärkad iga korraga ainult rohkem ja rohkem, hakkad märkama iga korraga rohkem ja rohkem, kes sa tegelikult oled ja kuidas see maailm üldse nagu toimib ja kuidas sa tegelikult seda maailma lood. Ja mida rohkem kihte sinust maha kukub, ehk sa pühid nagu selle sodi maha, iga kord jälle midagi avastad, pühid selle sodi maha, iga kord jälle midagi avastad, pühid jälle selle sodi maha, siis sa avardud ja sa näed, kuidas see maailm tegelikult toimib ja kuidas sa seda lood. Ja see on pull see, et me kogu aeg ärkame ja vajume unne, ärkame ja vajume unne, ärkame ja vajume unne. See on nagu päriselt reaalne. Aga kui sa juba oled nagu teadlik ja tegelikult reaalselt ka kogenud seda teadvuse seisundit, siis ja sa oled nagu reaalselt tunnetanud ka seda, et kuidas sa reaalselt lood ja kuidas sa vabastad oma endast neid laenguid, siis on raske unustada seda, mida sa oled kogenud. Ja sa ei saa enam rahu, kuigi võib-olla on ka neid inimesi, ma ei tea, aga sa ei saa enam rahu, sellepärast et sa tead, mis on tegelikult tõeline reaalsus. Ja see on absoluutselt teistsugusem kui see, mida sa siin koged. Aga selleks sa siia oledki tulnud, et ärgata ja ennast äratada läbi nende kogemuste, mis on justkui madalasageduslikud või negatiivseid emotsioone üles toovad. Et see ärkamine toimub läbi siis nende kogemuste ja inimeste, keda sa koged siis samuti. Ja nii edasi, aga see on juba pikem teema. Nende kohaselt te saate ka minu kanalitega, näiteks tasulise kanaliga liituda, mis on 24,99 kuu makse. Teil on alati võimalus siis sellest loobuda ja seal on juba nagu pikemalt need teemad mul nagu välja toodud või siis ma nagu seletan teile põhjalikumalt lahti, mis, kuidas, kes, mida, mis on ego, kuidas emotsioonid on tekkinud, kuidas need mõjutavad sinu elu ja nii edasi, seal on erinevaid teemasid, mida ma siis olen läbi laivi esitlenud ja välja toonud, põhjalikumalt seletan neid lahti. Ja läbi selle siis on sul võimalik paremini teadvustada, mis on päris reaalsus ja mis on sinu päris olemus ja kuidas sinna poole üldse siis liikuda või mitte sinna poole, vaid kuidas endasse liikuda, mitte endast kaugemale liikuda. Ja see võimalus on siis täiesti olemas, samuti on emotsioonide vabastamisvideo võimalik sul tellida, et sa hakkadki nagu oma emotsioone ja laenguid vabastama enda kehast. Soovitus on ka sellega seoses kindlasti tegelikult liituda selle portaalvabadusse,
siis selle tasulise kanaliga, seepärast et sealt te saate väga palju teadmisi veel omakorda juurde, lisaks siis selle emotsioonide vabastamisele. aga kellel ei ole soov, siis see ei ole muidugi kohustuslik, aga teil on need võimalused minu poolt kättesaadavaks tehtud. ja te saate neid kasutada, kui kellel on soov siis sügavamalt iseennast tundma õppida ja lõpetada see kannatuste rada tegelikult, sest inimesed panevad iseennast kannatama. ja samas nad ei usu ka seda, mida ma võib-olla räägin, et see on nagu ebarealistlik või mida iganes, aga kui sa tunned natukenegi tõmmet, siis tee see samm ja võta kas või mult võib-olla see personaalne kaardi ladumine või emotsioonide vabastamisvideo telli endale või siis liitu siis minu tasulise kanaliga ja see ei ole mingisugune müügi eesmärgil siin praegu väljendatud, vaid lihtsalt, et sa teaksid, kes sa oled. Et kui sa tunned sisemiselt tõmmet selle suunas, siis see informatsioon on sulle. See sõnum on sulle, et kui sa ei tunne absoluutselt mingisugust tõmmet, siis loomulikult ära tee seda sammu. aga need võimalused on siis olemas. Ja kindlasti see, mida ma kõik sinuga jagan, see ei ole lihtsalt info, mida ma jagan, vaid see on energeetiline, see on nagu kõik energia, mida sa tajud, mida sa tunned, mida sa koged läbi minu väljenduse, läbi minu nagu justkui sõnade ja lausete, minu justkui info. See on tegelikult energia. Ja see loob teis kindlasti mingisuguseid nihkeid, kas sa tellid mult midagi või ei telli, vahet ei ole, läbi juba nende kaartide sõnumite, mida ma siin siis teile edastan, teil toimub mingisugune nihe, kui te olete avatud. Ja siis sa oled juba astunud sammu oma praegusest teadvelolekust kõrgemasse sagedusse, oma praegusest sagedust kõrgemasse sagedusse, isegi kui sa ei tunne, ei taju seda füüsiliselt, aga mingi hetk sa võid seda kogeda. Aga sa ei pruugi seda märgata, kui sa päriselt ei pühendu sellele, mida mina siis tegelikult edasi annan ja millele mina siis igapäevaselt pühendun. Aga nii on, selline pikk sissejuhatus teile siin, aga alustame siis selle ladumisega. Ja number 1 grupp või siis grupp number 1, grupp number 1, kes te olete selle siis valinud endal, teie kaardid on siin teie ees. Ja millele on oluline sul siis praegusel hetkel tähelepanu pöörata, ongi sellele, et siin on tugev prostituudi vari teis. Siin on nagu päriselt, reaalselt tegelikkuses näha, kõik kaardid kinnitavad seda, kui tugevalt sa oled siis nii-öelda oma prostituudi varjus. Ja prostituudi vari ei ole siis seotud mingisuguse prostitutsiooniga, eks ju, vaid sümboliseerib siis ta sellist nagu kauplemist iseendaga. Ehk siis inimene, kes annab ära oma jõu, vabaduse ja väärtused, lootes siis saada midagi vastu, siis kuuluvustunnet, kindlust, heakskiitu, mitte hüljatust, et siin on selline, see on nagu selle varju olemus nagu justkui, et sa oled nagu pidevalt otsimas väljapoolt seda kinnitust, seda tunnustamist, seda armastust, mida sa siis iseendale pakkuda ei suuda. Lühidalt öeldes. Ja
ja siin on hästi tugevalt see esindatud juba siis minu loodud kaartide seost ka nagu justkui on kaks seda välja tulnud ehk kuuluvustunne, vajadus, et sa tahad nagu kuuluda. Sa ei pea ennast piisavalt väärtuslikuks, piisavalt heaks. Ja sa teed kõike selle nimel, et saada seda kuuluvust, et saada seda väärtust, et teised nagu kiidaksid sind heaks. Ja sa lased läbi selle teistest nagu justkui teised nagu lased teistel endast üle kõndida, et olla siis nii-öelda see aktsepteeritud inimene ja sa võib-olla ei väljenda, sa hoiad ennast tagasi, sa ei ütle midagi võib-olla, mida sa arvad asjadest ja samuti sa oled hästi kaitsepositsioonis, kus täpselt samamoodi sa oled nagu kogu aeg nagu justkui kaitsed ennast millegi eest sealt väljast poolt tuleneva eest. Aga tegelikult sul ei ole vaja midagi kaitsta, kelle eest sa üldse kaitsed. Kui me oleme kõik üks, siis et see on sinu teadvuse väljendus seal teisel pool. Ja sul ei ole vaja enda eest ennast kaitsta, vaid sul on vaja enda pimekohti näha ja brutaalselt ausalt endale otsa vaadata. Ja sul on vaja nagu endale keskenduda, et endale keskenduda selles suhtes, et sa oled piisavalt hea, aga seda on raske alguses uskuda, seepärast et sul sees on need mustrid ja programmid, mille najal sa siis töötad või mille põhjal sa siis töötad. Ja sa arvad võib-olla, et sa kontrollid ise oma elu või sa nagu ise mõtled enda eest aga tegelikult mõtlevad programmid, mustrid ja samuti panevad sind reageerima ka sinu enda emotsioonid ja egomehel siis räägib sulle igasuguseid erinevaid lugusid, mida sa siis usud. Ja sa ei teadvusta, et sina ei ole see. Sa võib-olla oled siin kaitseseisundis ja püüad teistele midagi tõestada, aga sa ei suuda nagu seda teha, sellepärast et sa nagu madaldad või pisendad ennast. Sellepärast et sul on suur vajadus kuskile kuuluda, et sealt arvastust või tähelepanu väljapoolt saada. Ja see on nagu selline segu, kus sa püüad võib-olla ennast kaitsta väliste olukordade eest, kus sa püüad ennast tõestada, kus sa püüad ennast kuidagi väljendada, et sind pandakse tähele. Aga samas sa teed seda kõike selle nimel, et teised sind aktsepteeriksid. Ja samuti sa kohandad. Sa võib-olla püüad ühes kohas ennast kuidagi nagu kaitsta või kuidagi nagu luua sellist kuvandit endast, et sa nagu näitad, et näed, et ma olen nii palju väärt ja ma väärtustan ennast võib-olla, aga teisest küljest sa annad teiselt poolt jälle annad nagu kohandad või annad nagu järgi, et püüad nagu kuidagi täiuslikkuse poole või püüad nagu kellelegi meele järgi olla, et sind ikkagist nagu aktsepteeritakse. Sellepärast, et kui sa oled selle prostituudi varju nagu küüsis justkui, siis siin on ikkagist see, et sa tunned ennast mitte piisavana ja sa ei julge nagu öelda oma tõde. Ja võib-olla sa ei teagi, mis on sinu tõde. Sa arvad, et sa tead, aga see ei pruugi olla, seepärast, et see on ego poolt moonutatud. Ja siin võib olla see tugev kontrollimisvajadus, pidev üleanalüüsimine või ülemõtlemine, tekib ärevus. Kas ma olen ikka piisav, mida ma veel pean tegema, et mind aktsepteeritakse.
aga siin on oluline ikkagist suunata iseendasse see fookus, et mitte sinna välisesse. Tegelikult sa oled juba piisav, aga sa ei usu iseennast. Et sa võid ju seda näiteks peegli ees korrutada või iseendale öelda, aga sa ei usu ennast, sellepärast et sa ei usu senikaua, kuni sinus on need emotsionaalsed laengud ja kui sa usud neid meelelugusid, mis su peas ketravad. Et ma ju olen piisav, sa ühest küljest korrutad võib-olla, et ma olen piisav, aga teisest küljest sa saad tunda seda väljapoolt tulenevat nagu laviini enda suhtes või mingisugune väljaspool nagu keegi ei aktsepteeri sind või keegi ei võta sind omaks sellisena, nagu sa oled. Või kuidagi väldib sind või ei osuta sulle nii piisavalt palju tähelepanu, kui sa seda sooviksid. Ja sealt tekib siis nagu jällegi see meelelugu sulle, et sa ei ole piisav. Kas ma siis ei ole piisav? Miks mind ei väärtustata? Miks mind ei peeta piisavaks? Mis mul viga on? Ja sellepärast sa ei usugi seda juttu, et kui sa üritad võib-olla öelda endale, et ma olen piisav ikkagist, korrutad iga päev hommikust õhtuni seda ma olen piisav, see ei toimi, kui see toimib, seda teed ainult meele tasandil. Kui see toimub läbi keha, siis hakkab see mõju avaldama. Oluline on kõik need ebapiisavuse tunded endas vabastada. Ja siis sa hakkad nagu tundma vaikselt, et sa hakkad iseendale lähemale jõudma ja sind ei huvita, mis need teised inimesed mõtlevad või ei mõtle. Sul kaob see prostituudi vari on, see on selline, kus prostituudi vari väljendub ka selles, et sul on hirm ülgamise ees ja sa kardad üksindust või siis üksinda jäämist või seal nagu selline ka surmahirm võib all olla sügavamalt. Aga oluline on siin sulle endal oma tõde välja öelda ja seda tõde väljendada nii rahumeelselt ja intelligentselt või siis rahumeelselt ja võiks olla see intelligentsus, see emotsionaalne intelligentsus ausalt ja moonutusteta, mitte mingisuguste oletuste põhjal, mitte selle põhjal, et mida sinu ego tahab, soovib, vajab, mitte ka pehmendada enda sõnavara või siis väljendust teiste kasuks. Ehk siis sa mõtled sellele, et kuidas ma peaksin ütlema talle seda, et ta ei solvuks mu peale või et ta ei viskaks mind hõimust välja nii-öelda või et ta ei vihastaks ja et ta ei hülgaks mind. Ja sa ei lähtu ka sellest, et keegi võib solvuda. Kui sina väljendad ennast puhtalt ja siiralt, tõeselt ja autentselt, moonutusteta, mitte siis selliselt, et mul on vaja, ma tahan. Või et sa oletad seal, et teine ei hooli sust või kujutad endale ette, mida iganes, siis kui teine inimene solvub või isegi hülgab su selle väljaütlemise pärast, mida sa tegid, seepärast, et seal on ikkagist heatahtlikkust. See peab olema heatahtlik väljendusviis, mitte nagu kuidagi teisi inimesi vähendav, pisendav ega solvav sellisel kujul, et seal ei ole sinu poolt seda energiat või kriitikat või etteheidet. Kui sinu poolt ei ole seda energiat seal selles väljenduses sees, siis see on puhas. Ja kui teine inimene tõesti solvub seal, eks ju, ja viskab nüüd sind, nagu hülgab sind, nagu piltlikult öeldes, või siis ütlebki sulle, et ei, mulle ei sobi nii, et keeleks sa ennast pead või miks sa mulle niimoodi ütled või mida iganes, siis teadvusta, et see on tema enda haavade pealt tulnud väljund sinu suunas. Et sina ei ole mitte midagi nagu valesti öelnud, kui seal on puhas siiras aus väljendusviis, vaid ja kui sinul ei ole seal ka mingisuguseid laenguid.
et kui sa ütled seda laengust, et mul ei ole piisavalt ja sa ei anna mulle piisavalt tähelepanu või sa käitud minuga halvasti ja ma tunnen nüüd ennast halvasti tänu sellele, et sina nüüd ütlesid mulle niimoodi, ära ütle mulle niimoodi, et miks sa ei austa mind, siis seal on tegelikult puhas ego vajadused, ego soovid midagi selles teises inimeses muuta, et ta niimoodi ei käituks. Kui sinu väljendusviis on autentne, siiras, avatud, headusest tulenev, neutraalne, ütleme niimoodi neutraalne, et seal ei ole mingisuguseid laenguid taga ega mingisuguseid soovi teist inimest kuidagi paika panna või muuta, siis see on moonutusteta ja aus väljaütlemine, tõde. Ja kui teine inimene solvub selle peale, siis see on tema nagu märkamiskoht või tema tee seda nagu läbida selliselt, et tema on endale ise selle olukorra loonud, seepärast et tema sees on see tunne. Ja täpselt samamoodi on, kui keegi teine ütleb sulle ja sa tunned enda sees mingisugust solvumist või pahameelt, siis oled sina tema loonud endale. Ja me olemegi vastastikku endale loonud need situatsioonid ja inimesed ja olukorrad, et siis läbi nende olukordade ja ütluste ja triggerite ärgata ja märgata ise enda sees olevat, mitte siis teisele inimesele näpuga näidata ja hakata teda õpetama ja tema peale karjuma ja teda mingisugusele austusele sinu vastu suunama või karistama või mida iganes. See on täiesti vale mäng. No sa võid seda mängu ka mängida, aga see ei vii sind eriti kaugele. Ja sisimas, kui sa oled endaga rahu teinud, kui sa tead, et sa oled sisimas piisav ja sa ausalt ja autentselt räägid, siis sul ei ole ka vajadust ennast enam kaitsta millegi eest. Peita ennast kuidagi või meeldida kellegile. Sul on ükstapuha tegelikult sellest ja see ei ole nagu üleolevalt öeldud, vaid sul ongi nagu ükstapuha. Sa oled neutraalne selle suhtes. Sa ei pea kellegi eest ennast kaitsma, seepärast et sa tead, et sul pole vaja kellegi eest ennast kaitsta, sest sa tead oma olemuse tuuma. Ja sul ei ole ka vajadust kellegile meeldida, seepärast et sa oled see, kes sa oled ja paraku, kes on nii nagu nad on, päris nemad ise, kui nad hakkavad endasse lähemale jõudma, enda tuumale lähemale jõudma, siis võivad sealt mingisugused inimesed kaduda ja täiesti uued inimesed tulla, kes näevad sinu puhtust ja siirust. Ja see ei ole ka selliselt, et ma pean olema nagu nähtav ja nüüd ma tahan, et teised inimesed näevad minu puhtust ja siirust, vaid see ongi nagu sinu loomulik olemus ja sa nagu ei kiitle ega väljenda seda nagu kuidagi. Sinu enda energia auraväli või energiaväli kiirgab seda ise välja, sa ei pea selleks mitte midagi tegema. Sa võid lihtsalt nurgas istuda, mitte nurgas, sa võid lihtsalt laua taga istuda, ümber on seltskond ja kui sa oled sellises piisavalt teadlikus olekus enda tõelise tuumale aina lähemal ja lähemal, siis sa lihtsalt kiirgad seda endast välja ja teised inimesed lihtsalt tunnevad ja tajuvad seda, kes ei ole siis nii väga oma ego poolt valitsetud ja emotsionaalsete laengute poolt. Et sa võib-olla üritad siin nagu mingisugused teatud piire hoida, aga et tunned ennast kuidagi survestatud või sa tunned ennast ebamugavalt võib-olla mingite rünnakute ees, tunned ülekoormust ja vajadust ka ennast kuidagi kehtestada, aga see on ebavajalik.
see on ebavajalik. Et siin on liiga palju kaitset sinus ja kaitse tuleb alati meele ja laengute pealt. Et jah, samuti ka nagu ma siin alguses mainisin, et see prostituudi vari siis ei tähenda midagi halba, aga ta näitab lihtsalt, et mis vari arhetüüp sind üle võtab kõige enam. Ja siin kõige enam võtabki sind üle võib-olla selline, see ongi see nagu, sa ei väärtusta ennast nagu, sa ei, seal väärtuse tagasi, enese väärtustamise taga on tegelikult hästi palju emotsioone. Ja siin ongi see, et see nagu see arhetüüp nagu väljendab ennast selliselt, et sa teed asju, et sa teistele meeldiks. Sa hoiad ennast tagasi, et teised sind ei hülgaks. Seepärast, et sul on mingisugune hülgamishirm, sul on hülgamishirm ja sul on hirm, et sind hüljatakse. Ja sa hoiad ennast hästi palju tagasi ka selles suhtes, et hoida siis nii-öelda seda rahu ja hoiad ennast sellepärast tagasi või kohandad ennast teiste järgi selleks, et mitte üksi jääda. Ja ka selleks, et mitte kellegile pettumust valmistada. Ja nii on, et põhimõtteliselt siis mida sa teed, on siin see, et sa teed kõike, kas teadlikult või mitte, aga hakkab märkama, mida sa teed. Sa teed kõike selle jaoks, et olla aktsepteeritud, mitte olla hüljatud, mitte tunda end üksinda, mitte olla vale, mitte tekitada konflikti, mitte kaotada turvatunnet, et sa ei taha seda nagu paati kõigutada, öelda seda teist ja kolmandat, seepärast et kui sa ütled seda, siis sa eeldad või oletad, et nüüd sellest tuleb see jama ja ma võin kaotada selle turvatunde. Ja kõige turvalisem võib olla ka kõige õudsemas suhtes inimestega. Sellepärast, et see on nagu sinu reaalsus, sellepärast, et sa muud moodi ei oskagi. Sa oled nagu sellega üles kasvanud või sa oled nagu ennast sellele ohverdanud, sest sul on seal all tohutu hirm üksi jäämise ees. Ja kui sa ei tunne piisavalt, siis nii on. Kui sa ei tunne ennast piisavana. Et kui sa ei tunne, et sa oled piisav, siis tekibki vajadus nagu kuuluda kuskile, et ma ei ole piisav, sinu sees on selline tunne, see on sinu tunne ja see ei ole kellegi teise tunne ja siis sa hakkad alateadlikult või siis teadvustamatult toimima sedasi, et teised nagu võtaksid sind nagu justkui oma hõimu või enda tiiva alla või hoiaksid, et sul oleks nagu see kuuluvus, kuhu sa kuulud. Et sa pead nagu tingimata kuuluma. Et nagu siin öeldakse, et inimene ei taha üksi olla, tegelikult see ei vasta tõele. Inimene jah, ei taha üksi olla, aga seal on nagu nii palju neid varjusid, mis teda nagu juhivad ja see olek on niivõrd moonutatud, et sa tegelikult ei teadvustagi, mis on sinu puhas olek.
ja kui sa nagu liigud endale lähemale kogu aeg, autentsusele, enda tuumale, siis kaob vajadus kuuluda kuskile ja sa ei ole sõltuv enam välisest. Sest praegusel hetkel need, kes vajavad seda kuuluvustunnet ja on selle eneseväärtustamisega nii pahuksis ja tunneta ja tajuta ju, et mina võin ausalt öelda, et mina olin selles energias või selles prostituudi varjas väga tugevalt, mul oli see kuuluvustunde vajadus väga tugev. Ehk siis just partnerlussuhete suhtes, et ma kartsin hülgamist ja selle kartuses, et mind hüljatakse, selle tulemusel ma õudselt klammerdusin, aga teisipidi ma lükkasin inimesi endast eemale, sellepärast et mul oli kontrollivajadus, klammerdumisvajadus, sellepärast et mul oli sisemine hirm, et mind hüljatakse ja selle tõttu ma haakisin ennast veel tugevamalt, seal oli see armukadedus, kuigi armukadedus ei väljendunud minu energias kuigi tugevalt. Aga see oli täiesti olemas, aga just nimelt see hülgamishirm. Ja siis sa nagu klammerdud teiste inimeste külge ja vajad, et kuuluksid kuskile, et keegi sind nagu hoiaks, keegi sind nagu armastaks, et sealt väljapoolt, et sa ei suuda nagu iseendale seda anda. Ja see kuuluvusvajadus kaob täielikult ära, kui sa liigud iseendale lähemale ja puhastad ära igasugused sellised emotsionaalsed laengud ja ego loodud lood, mida sa siis arvad, et on tõesed. Ja sa liigud enda puhtama olemuse suunas, sissepoole. Sest et miks sa tegelikult ei ütle mitte midagi, mida sa mõtled või tunned teistele inimestele. Kas siis see ei pruugi olla pahatahtlikkusest väljendatult, vaid see on hirmust väljendusviis, et sind hüljatakse ja et sa jäädki üksinda. Mitte sellepärast, et sa ei saa hakkama või see on lihtsalt sinu sees olev hirm ja seetõttu sa ei julge öelda. Aga sa lihtsalt ei teadvusta, see on nagu pinnavirvendus, sa lepid selle vähemaga, mis pealmised vastused sinuni tulevad või arvad, et see pealmine pind või nagu kui sa mõtiskled selle üle, et miks sa siis nii ja nii ja nii teed, siis sa lepid nende esimeste vastustega ja paljud ei küsigi üldse neid vastuseid või neid küsimusi. Aga kes küsivad, siis lepid või nagu see on nagu iseenesestmõistetav, et siin ei olegi vaja kaevuda, sa ei tulegi isegi selle peale. Ja nii on, et samuti et see, kui sa nagu iseendale lähemale liigud, siis sa tegelikult tunnetad ja tajud ka, sul on nii kerge olla, kui sa ei pea nagu sõltuma enam teistest ega sellest, et ma pean nüüd kuuluma kuuluma kuskile või siis, et ma pean kartma, et see inimene nagu lahkub mu elust. Et see kuuluvusvajadus kaob siis ja see üksindus hirm kaob ka ära, kui me hakkame neid teadlikult vabastama, neid laenguid enda kehast. Ja nii on. Nii, aga selleks korraks ma arvan, et see on kõik. Et praegusel hetkel on oluline tähelepanu pöörata siis oma nagu sellele, et mida ma siin pikemalt lahti juba seletasin, ei ole vaja ennast nagu kaitsta millegi eest ja on vaja nagu rohkem oma autentsuse ja oma tuumale lähemale jõuda, mitte lähtuda siis nii-öelda sellest prostituudi varjust, kes nagu võtab sind üle ja juhib sind, teadvustamata, et sul on see vari, kes nagu juhib sind ja see ongi nagu seetõttu, et sinu sees on hirmud ja need laengud, mis vajavad vabastust ja läbi nende vabastuste siis sa
liigud selle suunas, et sa julged olla autentne, siires ja aus, sõltumata siis teiste reaktsioonidest ja sa liigud kogu aeg enda sees sissepoole, endasse sissepoole. Ja sa teadvustad ja pead seda iseenesestmõistetavaks, et sa oled piisav. Puhtalt sellest, et sa oled ja elad ja koged siin seda reaalsust, see on juba piisavus. Et sa ei pea seda nagu piisavustunnet kuidagi kuskilt väljapoolt saama, et ütle sa nüüd mulle seda ja ole sa nüüd minuga siin ja ma pean nüüd kuskile kuuluma, et tunda ennast piisavana. Seda on lihtne rääkida praegusel hetkel, aga ma tean, ma olen selles täiesti alguspunktis ise olnud, et ma tean, et seda on raske teostada, kui sul ei ole piisavalt teadmisi ja ka teadmist, kuidas neid emotsioone ja laenguid oma kehast vabastada. Aga kui sa nagu hakkad sellega tegelema, siis sinu nagu kopsumaht nagu suureneb mitmekordselt või nagu sa saad nagu rohkem ja rohkem ja rohkem hingata ja sa jõuad nagu rohkem ja rohkem endale lähemale ja sul rohkem tekivad need taipamised ja arusaamised ja sul on nagu kergemalt elad üle neid kriise nii-öelda või emotsionaalseid laenguid, sa teadvustad, kuidas nendega ümber käia, mida nendega saab teha ja kes sa tegelikult oled, siis need asjad need asjad muutuvad palju lihtsamaks ja lihtsamaks ja lihtsamaks, kui sa nagu pühendud enda vabastamisele sellest egoorjusest ja emotsionaalsetest laengutest. Sest tegelikult seda see kõik on. Me oleme orjad oma ego ja emotsionaalsete laengute mõjutada. Teadvustamata, kes me tegelikult oleme ja kuidas tegelikult maailm toimib. Aga nii on. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmisel korral. Aitäh teile! Ja tere tulemast teisele grupile, siis teile siit selline kaardikombinatsioon ja siin ma näen, et siin ma näen siis, millele on oluline sul praegusel hetkel tähelepanu pöörata, on see, et sul on oluline leida oma elus tasakaal ja sul on võib-olla hästi keeruline praegusel perioodil teha neid valikuid, et sa kahtled oma valikutes ja see kahtlus tekib siis saboteerija varjust, mis on siis ülemõtlemine, eks ju, et sa tahad nagu mingisugust valikut teha või mingisugust tasakaalu oma elus leida, aga sa ei saa seda teha, sellepärast et just täpselt need nii-öelda lapsepõlves omandatud mingisugused haavad või mingisugused laengud sinu kehas, mida sa siis enda kehas kannad ja hoiad, surud alla ja on sind pannud võib-olla kahtlema iseenda valikutes. Või siis, kui sa tahad mingisuguse valiku teha, siis sa tunned, et seda on päris keeruline teha, et sa ei ole kindel, et kas see on õige või vale või sa ei suuda nagu, sa ei suuda seda valikut teha. Ja seetõttu sa oled nagu ülekoormuses ka, et sul on võib-olla, sa ei suuda seda tasakaalu leida, on vaja mingisugused valikud teha, siis sa saboteerid hästi palju ennast, kus sa kahtled pidevalt enda valikutes või kahtled teistes inimestes või kahtled iseendas, mida iganes. Need kahtlused ja ebakindlus ja ülemõtlemine tuleb kõik sellest, mida sa oled varasemalt omaks võtnud. Niisamuti see meele loodud vada, mis su peas on, kui ka need laengud, mis su kehast kinnitunud on, varasemast lapsepõlvest tekkinud mingisugused
emotsioonid, mis siis nagu mõjutavad sinu praeguseid valikuid, otsuseid ja ka seda meelelugu, mida sa peas kuulad. See ei ole sina, mida sa seal peas kuulad, need mõtted ei ole sina, vaid see on egomeele jutt, mis tuleneb sinu enda nendest emotsioonidest, mida sa kinni hoiad ja sellest kõigest, mida sa oled kunagi kuskil kuulnud. Ja sa nagu seod need enda emotsioonidega, enda laengutega kehas ja sa ei ole nagu siiras ja autentne, seepärast et sa ei oskagi muud moodi olla, sa oled nii nagu deformeerunud või sa arvad, et sa oled ainult see inimene, sa arvad, et sul on see meel oled sina, aga teadmata, et see on tegelikult ego, mis ainult püüab kontrollida, et ennast elus hoida ja ka sinu elu ohutuna hoida, kuigi ta ei tea üldse seda, et ta ei tea, mis on tõde. Nagu siin kaardil on öeldud, ego teab ainult kontrolli ja ta ei tea tõest midagi. Ja siin ongi nagu võib-olla sulle see nagu sõnum, et õpi tundma enda tõelist olemust. Ja siis hakkavad need su elu tasakaalustuma ja otsused lihtsamalt tulema, seepärast et sa ei pea midagi otsustama, sa lihtsalt tead. Mida rohkem sa puhtama olemusele lähemale jõuad, ehk siis oma tõelisele minale ja õpid oma emotsionaalsetest laengutest lahti laskma ja egolugusid eemale nagu lükkama, et need ei ole tõesed või siis mitte neid kuulama, siis need keerulised perioodid lõpevad üsna kiiresti ja sa hakkad nagu teadvustama ja teadlikumaks muutuma. Ja asjad hakkavad lihtsamalt edasi liikuma. Sest kõik see meel ja ego loodud jutud, mis su peast käivad, see ei ole tõde. Ja sina võiksid just nimelt tähelepanu pöörata sisemisele rahule ja tõelisele teadlikkusele. Mitte selle kontrolli illusioonile, seepärast et sa oled nagu selle illusiooni poolt juhitud. Sa oledki ka jällegi dualistlikus maailmas, kus sa oled selle kontrolli illusiooni küüsis. Et jah, siin on oluline teadvustada praegusel hetkel. Kui sa kahtled pidevalt, siis see on saboteerija, siis su peas käib lõputu jutuvada, mismoodi erinevad variantsioonid, seal on lõputud versioonid, miks sa ei peaks seda tegema või miks sa peaksid seda tegema ja kui sa seda teed, kas see on ikka õige ja kas see on ikka õige ja äkki ma peaksin kellegi nõu kuulama ja äkki ma peaksin ikkagi niimoodi tegema ja nii ja naa ja veel kolmandat, neljandat moodigi. Et siin on oluline siis ikkagi see tasakaalu leidmine ja lasta lahti siis nendest mineviku emotsionaalsetest laengutest, mida sa oled siis alates sünnist saadik omaks võtnud ja mis juhivad sind. Ja kui sa hakkad teadvustama, kes sa oled ja oma tõelisele olemusele lähemale liikuma, siis kaovad ära igasugused valikute tegemised, seepärast et mida puhtamas olekus sa oled, seda teadlikum sa oled. Sa ei pea valikuid tegema. Puhtas olekus me ei tee valikuid.
sest et meil tekib puhas teadlikkus selle koha pealt, kui keegi teeb mingisuguse ettepaneku või keegi tuleb sinu suunas või oled sa mingisuguses suhtes või situatsioonis, sa lihtsalt tead, kui sa oled puhas. Mida sa ütleb, kuidas sa reageerid, kas sa üldse reageerid, kas sa lahkud sellest situatsioonist ilma analüüsimata. Kui sa analüüsid pidevalt, kahtled pidevalt, teoretiseerid seal oma peas midagi, ma ei tea, kas sellist sõna on üldse olemas, siis sa oledki ego poolt juhitud ja sa vajad kontrolli, et sa ei lepi sellega nagu justkui, et mis väljaspool toimub, kuigi teadvustades, et väline on ainult sinu projektsioon, sisemaailma projektsioon on juba suur asi, eks ju. Aga paljud ju teavad seda juba, need, kes on ka minu kanalil püsitellijad või jälgijad, te ju teate seda, aga seda teate seda ainult mõistuse tasandil. Ja ka sinna ehitab ego üles igasuguseid moonutusi ja lugusid, et siis omakorda jälle valitseda sinu üle ja juhtida sind tegema seda, teist ja kolmandat. Ja ka väga palju informatsiooni on tänapäeval igalt poolt kättesaadav ja see on väga suurel jaol moonutatud, kuid on ka seda puhast infot, aga seda on keeruline sealt kätte saada, kui sa ei ole või ära tunda, kui sa ei ole nagu teadlik, mis on päris puhas tõde. Et aga jah, need, kes on kogenud seda puhtas teadlikkuses olemist, tegelikult kõik inimesed on seda kogenud rohkemal või vähemal määral, aga nad ei teadvusta lihtsalt seda. Ja kui nad teadvustavad seda ja on teadlikud, et nad on kogenud sellist seda olukorda, näiteks sa tunned ära võib-olla mingisugusest kirjeldusest, et ma olen seda kogenud. Ja siis sa teadvustad, et okei, see on puhtas teadlikkuses olemine, puhas teadvus ise, siis teie tajute ja tunnete võib-olla paremini ära selle nagu tõe, mitte moonutatud tõe, vaid puhta tõe. Ja kui sa võtad nagu näiteks internetist lahti mingisugused kanalid, mingisugused sellised infod või inimesed jagavad oma teadmisi ja arusaamisi ja teooriaid ja mõtisklusi, siis sa natukest aega kuulad ja saad aru, kas ta räägib puhtast teadvusest või see info on moonutatud või lihtsalt mingisugune arvamus, ego jutt või mingisugune kuskilt omaks võetud midagi juurde pandud ja nii edasi, mingi jada. Et loomulikult igas olukorras või situatsioonis või sellises jutlustustes või infovoos võid sa avastada ka puhast tõde. Aga need on nagu tõekillukesed seal sees, mis ei ole nagu, aga see täis nagu informatsioon ei ole nagu puhast tõde, aga seal võivad olla tõekillukesed sees. Ja siis nagu jälle moonduvad või moonutatakse see ära nagu inimese siis meele poolt või info poolt, mida siis omaks on võetud. Ja samuti nende programmide ja mustrite poolt. Et seda saab ka sellistest kohtadest, kus ei ole nagu puhast tõde, aga sa võid seal ka seda tõde kuulda. Või mingisuguseid teatud killukesi või sõnu või lauseid, kus öeldakse välja, aga võib-olla ei leita seda nagu ei
teadvustata tegelikult seda, nagu võetakse ka jälle pinnapealselt, et inimesed ei lähe sügavuti sellesse, mida nad siis nagu väljendavad või ütlevad, või siis on see nagu nende poolt nagu kuidagi teisiti defineeritud või sõnastatud või mõtestatud, mida iganes, kõigil on ju siis nagu erinev arusaam. Et ühest küljest, kui mina võin ka siin väljendada ennast selliselt, ma võin sulle anda seda nagu puhast informatsiooni või puhast nagu energeetilist sagedust edasi kanda, aga inimene võib absoluutselt erinevalt seda tõlgendada, sellepärast et tema teadvustasand on erinev. Või energeetilise sageduse, meil on erinevad sagedused, nagu me elame nagu erinevatel planeetidel, samas me oleme siin ühel samas planeedil, aga kui te vaatate neid inimesi, siis kõik inimesed elavad nagu erinevatel planeetidel ja see ongi nagu erinevad teadvuse tasandid, milles nad siis parasjagu asetsevad ja siis nad tõlgendavad ka nagu seda informatsiooni või neid teadmisi või infot oma teadvuse tasandi lähtudes, jah. Ja siis võib seal nagu see sügav tõde või seal mingisugune teatud info, mis on nagu justkui nagu lukustaks lahti sinu teadvuse veelgi enam, siis seda võidakse tõlgendada absoluutselt teisiti. Seda ma olen näinud väga palju, et kui ma nagu ise ka jagan oma infot või siis nagu seda mingisugust teksti, näiteks kirjutan mingisuguse teksti, siis seal tulevad näiteks kommentaarid või mida iganes, siis inimesed võivad absoluutselt täiesti erinevalt seda tõlgendada, kui ühest küljest ma näen, et inimene on seal mingisuguses teadvuse seisundis, teadvuse tasandil ja ta ei mõista seda, mida mina nagu edasi annan, aga ta ise nagu oma meele kaudu defineerib seda teisiti ja siis ta arvab, et ta saab aru, mida ma räägin, aga tegelikult ta ei saa tegelikult aru sellest, mida ma räägin. Aga samas nad on väikesed nagu lahti lukustajad ikkagist see info, mida ma teiega jagan, ehk energeetiline sagedus, mida ma teiega jagan. Ta teeb ikkagist väikeseid klõpsukesi teie teadvuses, kui te olete avatud ja vastuvõtlikud. Ja teinekord te isegi ei saa sellest aru, kui siis võib-olla näiteks hiljem juhtub niimoodi, okei, sellest ta rääkis, nüüd ma saan aru küll. Et isegi te ei pruugi sellele mõelda, aga mingisugused välgatused või mingisugused taipamised võivad hiljem tekkida ja siis nagu paned selle pusle kokku ja saad aru, et okei, sellest ta rääkiski. Ma arvasin üldse nagu, et midagi muud või mida iganes. Aga siit siis selline teema juba läks edasi. Aga jah, millele siis tähelepanu pöörata praegusel hetkel, pööra sellele tähelepanu, et leida endas tasakaalu ja teadvusta, et kõik see meelevada, mis sinu peas toimub, on ego loodud jada, mis püüab siis seda kogu olukorda kontrollida. Kõik seda endast väljapool oleks kontrolli all ja mitte midagi uut ei oleks, et kõik oleks stabiilne ja rahulik ja samas see kõik tuleb nagu sinu enda siis enda seest, mis on siis need emotsionaalsed laengud ja ego lood, kõik seotud ja põimitud omavahel ja mis on omakorda, kui te olete siia sündinud, siis omaks võetud sinu enda ümbritsevast keskkonnast, inimestest, mentoritest, eeskujudest ja nendest teadmistest, mida sa oled omastanud ja omaks võtnud. Programmid, mustrid, kõik mõjutavad sinu seda tasandit, teadvustasandit siis. Ja kui sa pidevalt kahtled ja pidevalt kahtlustad ja analüüsid ja mõtled üle, siis tea, et siin on üle võtnud see saboteerija vari, mis on nii-öelda see ego käsilane, eks ju. Et me saame liigitada ennast või siis neid nagu seda
me saame neid kogu inimkonda saab varju poolest liigitada, noh, ongi 4 varjunägu, mis võtavad üle meid, siis on see prostituudi vari, ohvrivari, lapsevari ja saboteerija vari, mis siis liigutavad või noh, vastavalt siis olukorrale pööravad oma näo ette ja siis võtavad sind üle ja siis sa ei ole üldse teadlik, et sa nagu praegu iseennast näiteks saboteerid siin ja mõtled üle ja analüüsid üle ja siis sa võid iseendale öelda, et ei ole vaja nagu kontrollida, püüda seda kontrollida, aga sa ei suuda, sellepärast et emotsionaalsed laengud nagu suruvad sind nagu sellele mõttele, suruvad kogu aeg sind mõtlema seda, et sa võid üks hetk nagu püüda, et okei, ma ei mõtle selle peale, aga sisemine pinge on kogu aeg ja siis sa avastad jälle, et ai, ma jälle mõtlen selle peale ja sa avastad jälle ennast sellelt mõttelt. See on siis sisemine laeng ja omakorda siis ego loob sinna peale loo, mille poolt sa oled nagu juhitud ja seda on nagu väga raske ja keeruline nagu ohjata ja kontrollida, sellepärast et sul on see laeng kehas alles ja see ei kao ennem mitte kuskile ära, kui sa selle vabastad. Sa võid mingi aeg selle kontrolli alla saada, seepärast et väga palju inimesed ka kontrollivad oma emotsioone ja nad ei väljenda, aga sisemine pinge on nii tohutu ju, see on frustreeriv ja depressiivne ja sa jõuad lõpuks sellesse punkti või sellesse kohta, kus sa haigestud ja sa oled väsinud ja kurnatud ja kõik on sinu ümber nii paha ja halb ja sa ei taha inimestega enam suhelda ja sa näed, mida rohkem sa nagu neid pingeid ja laenguid ja neid negatiivseid emotsioone täis oled, seda vähem sa tahad maailmaga kontakteeruda, seda vähem sa näed enda ümber armastust, seda rohkem sa näed seda nagu halba enda ümber või lood endale selliste kogemuste jada, mis tekitab sinus enam ja enam seda tunnet juurde, mida sa tegelikult tunda ei taha. Ja siis see lõpuks ongi sinu normaalsus ja sa ei oskagi teisiti elada ja sa ei tulegi isegi selle peale, et see on üks lõputu mõttetu jada, mis viib ainult enam ja enam sind endast eemale ja paljud inimesed ei teagi, kes nad tõeliselt on. Seepärast, et see emotsionaalne prügihunnik asub sinu peal. See on nagu lämmatanud sinu nii-öelda selle puhta olemuse ja omakorda sinna emotsioonide peale siis punub ego mingisuguseid lookesi ja seostab selle loo ja selle emotsiooni sellega ja me üldse ei teadvusta, ei võta lahtigi, me ei saa aru, mis meie sees üldse toimub. Me oleme jumala teadmatud ja siis arvame, et see on paha, vaata, milline see on, minu elu on raske, ma olen ohver, minuga kõik juhtub, miks mul nii halvasti läheb. Mu vanemad ei osanud mind kasvatada, ma olen alati üksi hakkama saanud ja saan alati üksi hakkama edaspidi ka, aga läbi hambaid kokku surudes ja läbi siis endale ja teistele tõestades sa kurnad ikka iseennast läbi. Et see on oluline teadvustada, kes on selle ego ja emotsionaalsete kihtide all, kes sa tegelikkuses oled. Ja siis hakkavad keerulised perioodid sinu elus lõppema. Ja hakkab kergus sinu ellu voolama. Iga kord, kui sa vabastad endast ühe kihi, sa tunned, et sa saad nagu sügavamalt hingata. Tunned jälle halvasti, vabastad kihi, jälle tunned sügavat hingetõmmet. See on ühest küljest nagu teekond, kus sa nagu vahepeal võib-olla isegi väsid. Aga see on ka jälle sinu meele loodud kontseptsioon. Egomeel tahab sind ikkagi sinna vanasse mustrisse tagasi tõmmata, vanadesse programmidesse tagasi tõmmata. Aga siis sa nagu avastad jälle, et
iga kord, kui sul jälle vabaneb või kukub maha mingisugune kiht või pühid jälle mingisuguse sodipuru maha endas, siis sa tunned nagu seda kergust. Ja iga kord sa suudad endale näidata ja tõestada, mis ei ole ka mingisugune tõestamine, lihtsalt sa märkad iga kord, kui sa vabastad endas midagi. Siis on see tohutu kergus ja sa ei taha enam teisiti. Ja ükskõik, kui palju sa unne vajud või kui palju sa enda egoga ja emotsioonidega samastud, sa jälle ärkad. Ja jälle püüdled, pühendud selle suunas, et sa vabaneksid sellest jamast. Oma mitte tõelisest olemusest. Ja nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!